Hakkab pihta. Ja hakkab jälle pihta. Nii ja tervist jälle kõigile. Olen külas jälle härra Raunol siin. Ja hakkame siis jälle väikest videot tegema, mis ilmselt ei tule jälle lühike. Ja pigem võib-olla ongi selline video, et panete klapid kõrva ja kõnnite kuskil väljas. Ja ega siin väga palju midagi vaadata ilmselt ei ole, ma arvan. Kui teil just sellised mehed ei meeldi. Ja panimegi ennast siia niimoodi istuma, et nagu oleks nagu midagi näidata. Seekord ma varjan ise ennast ära. Ja ongi ja siis täna siis ma lihtsalt küsin sult, Rauno, et kuidas sul läheb siis? Ma arvan, et arvestades olukorda läheb super hästi. Ja sellega võikski tegelikult alustada, et kui paljud inimesed ütlevad sulle, et selle küsimuse peale, et neil läheb sitasti vaata. Ja nii tegelikult ongi, et paljudel inimestel ei lähe üldse hästi. Ja mõni inimene näiteks võtab endalt elu ja kui keegi on küsinud temalt nädal aega siis enne seda, et kuidas sul läheb, on ju, siis ta on öelnud täpselt samamoodi, et ei ole hullu, on ju, et läheb hästi. Ja suu on kõrvuni kogu. Vot nii, et jah, see on niisugune normaalne algus, ma arvan, ja et asjad vahepeal ei ole midagi nii hästi, kui nad paistavad ja eks seal kardinate taga käib hoopis teistsugune elu ja võtame siis nüüd niimoodi, et täna, ühesõnaga ütleme ka, millest me üldse räägime, et räägime depressioonist, jah. Mõlemad oleme kokku puutunud sügavamalt, vähem sügavamalt, nagu ma aru saan päris korralikult ja siis ongi nüüd niimoodi, et jah, et võib küll vaadata, et tublid poisid, musklit natuke ikka on ju, et elu läheb nagu hästi, mõlemal nagu oma elamised, värgid, särgid, mis teil ikka viga on, et mis te siin nädaldate, et kuradi kodutu praegu ja väljavaated on head. Väljavaated on head. Et ja millest meil siis tuli see idee põhimõtteliselt oligi ju niimoodi, et vaata, arutasin ka sinuga ja et paljudel inimestel siis see, nii ka meil siis on ju, on see jõusaalis käimine nagu on selline maandamiskoht ja mis elule nagu annab kõvasti rohkem mõtet, kui meil enne seda oli, enne kui me nagu avastasime selle vaata. Ja ongi niimoodi, et kui nüüd praegu meil siin see uhke viirus, siis ülemaailmne trendivärk ja mingi moekad maskid siin ja mis siin kõik on ju ja ja siis ongi ju niimoodi, et paljudel Eestis hetkel ju pandi kinni on ju kõik jõusaalid, asjad ja paljudel inimestel ongi see, et nad ei saa enam trenni teha, nad ei saa seda head laksu, mis tuleb peale trenni tavaliselt, et kui sa teed ikka raske trenni, sul on olnud täiesti halb päev ja siis on niimoodi, et kui selle trenni lõpetad, siis suht tihti on see tunne nagu, et päev on korras. Sai selle punkti nagu väänata sinna lõppu ära, et nüüd võib koju sööma minna. Ja, et muidugi on ka neid trenne, et sa lihtsalt teed ära tuimalt ja lähed koju ja lihtsalt tahaks pea padjale saada, aga ütleme enamasti ikkagi on see, et see on nagu paljude inimeste nagu väljund, see on kõvasti nende elu muutnud, paljud inimesed on hullu elu muutuse teinud, nagu nad on kuskil, ma ei tea, 120 kilo pealt toppelt alla võtnud ja sorry, ma ei mõelnud sind. Mina juba. Ja et mõned nagu on ju neid inimesi ka tutvusringkonnas, et kes nagu on nagu muutnud seda elu ja kui see neilt nüüd ära võtta järsku, et paljudel ei ole seda mingit ideedki, et kuidas ma nüüd kodus treenin või mida ma teen või ja mida iganes ühesõnaga, sealt meil see idee tuli, et võiks nagu rääkida siis sellest ja mida tegelikult ütleme siis niimoodi, et inimesed, kes näivad võib-olla teistel inimestel edukamad või mis iganes, et siis tegelikult see asi, kui mask siis maha võtta, et siis kodus see mask maha kukub, et siis mis sellest siis tegelikult alles jääb, et mis varem et kodus istuvad. Ja see ongi nagu, ma mõtlesin just seda ka, et kui ma nüüd siia sõitsin, et vaata, meie oleme siuksed väiksed kalad on ju, aga näiteks on väga edukaid inimesi, mõtlesin, et tookski näiteks nagu, ma nüüd katsun mitte seda nime mõrvata eesti keeles, aga Phil Heath on ju, see on siis Mr. Olympia on ju, eestlastel on raske öelda neid tähti vaata. Ühesõnaga ma ei mõrvanud seda nime, aga ma pean ikka harjutama, kuidas seda välja öelda ja siis keeli painduma. Ütleme, tema ju oli Mr. Olympia 7 aastat järjest
ja põhimõtteliselt ta oligi lihtsalt siuke vend, et ta tuli ja pühkis põrandat teiste tüüpiga, ta oli lihtsalt nii hea. Ja mingi hetk siis oligi, et 3 aastat tagasi, 4 aastat tagasi Kutil lihtsalt, enne seda talle ennustati, et tal ei ole lihtsalt vastast, ta on nii jõhker vend, et ta lihtsalt, tema tulebki, teeb selle uue Mr. Olympia rekordi. Ta tõmbab mingi 10-12 korda Mr. Olympiaks, et nii hea geneetika, kõik on tal ja keegi ei saa talle vastu ja järsku lihtsalt 1 aastaga oli niimoodi, et Kutil hakkas kõht ette kasvama ja see läks järjest hullemaks ja hullemaks ja põhimõtteliselt oma siis tiitli kaotaski sellepärast lihtsalt, et tegelikult ta ju see aasta, kui ta nüüd tiitli kaotas sellele Sean Rodenile, on ju, et ta kaotaski ainult kõhu pärast ju, kõik muu oli parem. Mees ju seisis täpselt sellel hetkel tema kõrval, vaatas, kuidas Willi hingeldab, kõht käes sisse välja, mees seisis käed puusas, fleksis veel kõhu ilusti paika, ütles poiss. Sinu kõhuga on kõik. Kohtunikud kutsusid meil korrale neid ja siis oligi umbes nii, et meie kukkumised siin on olnud nagu siuksed keskmised, ikka see on valus ja kõik, aga vaata, kus sellele mehele pandi puid alla, ta oli nagu tšempion, ta oli nagu tipus, ta oli maailma tipp nagu ja nagu põhimõtteliselt nüüd ta üritas veel comebacki teha, ikka see kõhuga probleem ja midagi ei olegi teha ja täitsa lõpp, et kus talle võeti neid teemasid, kõik tegid videosid sellest, kõik panid puid alla talle, see kõhu teema oli nii jõhker nagu kulturismi maailmas ja kui sa vaatasid, tema pildid saavad seal mingi 200-300 000 laiki ja kommentaare nii palju, et ma nagu mõtlen, et kui valus see kukkumine võis nagu temal olla, et ta oli nagu maailma tipp ja siis järsku ta lihtsalt pidi niimoodi kukkuma nagu, et ta sai küll teiseks kohaks, aga see oli valus. Võiks võibolla paralleeli tuua tegelikult, ütleme siis selle kõhu teema osas näiteks naistega, kellel on sama asi, et on siis sünnitused, asjad on ära olnud ja siis tekib diastaaž ja kõhulihased on lahknenud ja ei saa enam seda nii kiiresti vormina. Ehk siis see ongi see, et sinu minapilt on nii-öelda katki, sest et sa lähed peegli ette, vaatad oma kõhtu ja mõtled, oli enne sünnitust ilus sale kõht ja nüüd rikutud ja hakkab see asi pihta. See enese aletsemine ja see tagasi saamine on ikka keeruline. Ühesõnaga et kõik ükskord kukuvad, ükskõik kui edukas, rikas, mis iganes sa oled ja mida kõrgemalt sa lendad ilmselt, seda valusam see kukkumine võib olla, et kas need inimesed sellest räägivad või mitte, aga jah, et on ju siin väga kuulsaid näitlejaid ja kõiki on, kes räägivad sellest. Jim Carrey oli üks nagu see Robin Williams, mis oli väga naljakas, lemmik vend mul, ma ei tea, kui tema ükskõik mis filmi vaatad, see on lihtsalt kino. Ta oli ikkagi stand-up koomik, oli vist, kui ma ei eksi, sellest tal see karjäär nagu alguse saigi, et nagu Adam Sandler ja kõik need. Ja lihtsalt kutt siis, enam teda ei ole, on ju, ja ta võttiski endalt elu ja väga kurb on ju tegelikult ja see näitabki seda, et see depressioon ja et seda me nagu tunneme kõik, ükskõik kui kuulus, rikas, edukas sa oled, ma olen Instagramis vaadanud inimesi. Ma ei hakka nimesid midagi mainima, aga ongi niimoodi, et ikka jälgid osasid ja neil ongi see jutt, et kõik on nii päikseline, kõik on nii äge ja olge positiivsed ja nii lahe ja nad on endast selle imidži siis nagu ehitanud, et neil on kõik nii hästi, vaata. #suunamudi. ja siis nagu vaatadki, et come on, kulla inimene, ära aja sitta, on ju, et ma ei ole isiklikult nii loll enam, vaata, et ma tean, et see on bullshit, see sotsiaalmeedia kohati, mis kohati 100% põhimõtteliselt. Ja parimad küljed näitame välja ikkagi. Ja lõpuks ongi siis see sama inimene kaob nagu korraks võib-olla ära või mida iganes ja siis tuleb postitus. Istub kuskil kurvalt, mida iganes, mu elu on nii pekkis, põlesin nii läbi, kõik on halvasti, kõik jutud, et ma ei tea nagu, mul on halvasti olnud, las siis olla, see nagu kasvatab tegelikult mind. Mul on hästi olnud,
klassis olla, et noh, mina ei ole endale sellist pilti nagu ehitanud teiste silmis, et ma olen hullult äge vend ja mul on käsi on jäme või ei ole, noh vot, minul on just, kui siis Ival on see asi, et ma ei ole seda endale ehitanud, siis minul vastupidiselt noorena ma endast ehitasin selle pildi, et ma olen see vend, aga tegelikult ei ole. Noh ja nüüd sa tegelikult istud siin kaamera ees on ju ja sa ikkagi räägid asjadest nii nagu nad on olnud ja noh, ütleme nii, sittasid päevasid ikka on meil. No ikka. Ja noh, me siin diiditame on ju ikkagi hobi korras ja ütleme nii, et see diit ikka tekitab neid päevasid ikka juurde on ju. Ja, no ikkagi lihtsalt sul on energiapuudus nii suur ja siis sul ka see võib-olla see minapilt tundub nagu kuidagi sitt sealt peeglist, sa vaatad joh. Eriti kodus, kui veel valgus ka veel kehva on, et siis vaatad, et kurat, kas ma üldse trenni teen. Ja eriti vaatad siia kõhu peale, võtad niimoodi, mõtled mine nagu sardell. Kuigi, ja siis ongi see, et siis meenuvad need momendid, kus siis hakkadki endale nagu peas meelde tuletama seda, et oota. Aga teised ju, või õigemini me ise samuti teeme neid pilte ainult sellel juhul, kui meil on praegu just maksimaalne valgus, maksimaalne puhanus, tase, ehk siis veresooned on maksimaalselt punnis, kõik on punnis. Ja siis tuleb see klõps ja peale seda põhimõtteliselt, see on nagu kulturismist poseerid, vaata, ongi nagu, ma teen endast siin suveks vormi seda seeriat ja siis on ka niimoodi, et ma olen siin panin nagu, kui ma seisan lõdvalt, ma olin nagu täiesti pelmeen, täitsa lõpp, ma vaatasin, what the fuck, siuke ants, et kuida ma panen selle pildi endast videosse, mul nii häbi nagu. Aga siis ma võtsin selle mingi lai lihase poosi sisse, vaatasin kuhu, normaalne raisk ja siis võtsin selja tagant topelt biitsepsi, vaatasin ka, et noh, ja ongi nagu see, et ma võin võtta selle poosi sisse ja ma tundun kihvt on ju ja siis pärast ma olen pelmeen edasi, aga ise ma näen, kuidas ma olen pelmeen igapäevaselt, ma lähen hommikul kaaluma ennast, ma lähen õhtul magama, ma näengi ainult seda pelmeeni ja kui ma võtan ainult poseerin Instagrami piltides, palkan Siim Kinnast ja teeb mingi kihvti värki, siis teised näevad ainult seda kuradi monsterit ja siis teised nagu vaatavadki siin sellise kollina. Sest sa ei pane seda pelmeeni pilti üles. Ja see ongi see, et jõusaalis oled praetud pelmeen, siuke kerge jume on peal ja koju tuled, siis oled keedu pelmeen ja väikene majonees või väikene hapukoor on juures. No jah, okei. Ja no ma ei tea, ühesõnaga norm sissejuhatus jälle, me ei oska on ju, me ei oska lühikeselt asju teha on ju, et vaadake mitmes osas seda videot või midagi, meile meeldib muli seda ikkagi, eriti mulle vist vaata, mul on siuke no must sümpaatne kohvi on juures. Mul on teine kohvi ka juba, mul on lihtsalt see, et kui mul tavaliselt ma ei räägi üldse, ma olen nagu päev otsa vait kogu aeg ja kui mulle võimalus siis antakse ja keegi kuulab ka veel näiteks Rauno siin, issand jumal noh, et ühesõnaga suur kõrv. Ja, et selles suhtes jah, et ühesõnaga ma kogu aeg ütlen ühe sõna, kes paneme megateksti, see on ka nagu nõme, sa oled tähele pannud, et täitsa mind ennast nii häirib, kui ma pärast videot töötin, et ärge põdege, ma ise ka vihkan ennast selle koha. Ühe sõnaga ja siis tuleb kohe diplomitöö otsa. Mul on kogu aeg, see mõtlen kogu aeg ühe sõna, see on nii naljakas, nii tore nendest videost. Ma olen samasugune. Okei, 150 sõnaga siis hakkame pihta ja räägime omast kogemusest. Seda depressiooni on olnud, ühesõnaga ma olen ennast üle treeninud noorena, ma olen elus vigu teinud, ma olen ennast täiesti kooma joonud, kaklenud oma sõpradega, ninaluu löödi sisse, sain peksa kuskil, sõbrale andsin tappa normaalselt, pärast saime kokku, kallistasime, embasime, leppisime ära, aga see oli siuke sõber, et kui ta jooki sai, ta hakkas küsima ka. Ja no lihtsalt vaata, ma siuke andja vend ei ole, aga kui mingit teatud piirist üle läheb, siis ikkagi ühesõnaga need tegelikult see hetkel siis andsin talle tappa ja siis olid mingid tüübid, nemad tulid vahele, andsid mulle peksa ja siis joh, ei tii, mis seal iganes oli ja ühesõnaga mul on neid kukkumisi olnud elus hästi palju ja mul ütleme nii ausalt, et noh, narkootikumid ja alkohol on ikka meeldinud elus mingi aeg, et ma ei hakka üldse varjama seda, et mind ei huvita. Ja see on päris paljudel on nii, et mul on isegi töökaaslaseid olnud, kes töö juures lihtsalt on nii pilves,
et nad ei suuda isegi normaalselt tööd teha, et kui algsi vastu pannakse puhuma, siis pilve vastu kellelgi ei ole narkotest. Ja silmad ainult säravad kõrgis peal. Ja ühesõnaga Ivol on olnud neid kukkumisi elus, aga need pole olnud nii märkimisväärsed ja sügavad nagu see, millest ma hakkan rääkima. Nii, ja ma hakkan nüüd ühesõnaga oma looga pihta ühesõnaga ja vaata, et oleks üks sõna. Ja ongi niimoodi, et mul on telefonis tegelikult väiksed märkmed, et midagi ära ei unustaks ja räägime siis sellest, et härra Ivo, kui te guugeldate Ivo Parveots, siis te leiate, kui värdjas ma olen, kui jobu ma olen, kui loll ma olen, eriti kui te loete Delfi kommentaare ja nii edasi on ju. Ja siis juhtus siis selline lugu, et härra Ivo tarvitas glenbuterooli ja siis see tegi minust mõrvari, vägistaja ja peitke oma tütred ära, kui mind näete tänava peal. Ühesõnaga Tartus liigun enamasti. Ja nii ongi, lõunakas käin trennis, kui saal on avatud. Ja mul on tegelikult laual on teiser ka, et kui ta hakkab ründama, siis ma lihtsalt annan surakat kohe. Ohtlik on. See on mingi tildo, aga imeliku kujuga. Okei, las ta olla ja siis jäin siis selle ainega vahele nii-öelda. Siis oligi nagu see, et paljud mõtlevad, kas ma siis panin seda või ei pannud. Et kulla inimesed, et seda leiti mu uriiniproovist siis nii-öelda järelikult kuskilt see sinna on ju sai. Kuidas see sinna sai, mis see kujul läks mul halvasti ei läinud. See oli mul seal veres, see oli mul seal proovis ja nii ongi. Ja jäin sellega vahele on ju, tahad midagi mainida? Ja ma mõtlesingi, et ma tahan sellega mainida, et vaata, et siin ongi see punkt, kus enamus sportlased järsku tulevad. Ma ei tea, võtsin mingit toidulisandit ja järsku oli sees. Järsku oli seal vei proteiini sees oli glenbuterol, ma ei tea. Ja ühesõnaga nii ongi, ühesõnaga ja siis jäin vahele ja siis meedias siis, kus mulle pandi puid alla, normaalselt, korralikult ikka ja seda mõtlengi, et Eestis müüb spordi koha pealt ja üleüldse nagu mis iganes kohtade pealt müüb ainult see võltsmeedia, see negatiivsus, see halb, kui sa vaatad mingi reporteri uudiseid, mingeid asju 90% negatiivne ja halb. Ja põhimõtteliselt ongi niimoodi, et enne seda ma olin näiteks Fitness 5, olin Eesti meister mitu korda, ma olin karikavõitja, korralikud tulemused olid kulturismis, olin esi3 on ju. Seda ei kajastanud mitte keegi, kedagi ei koti, et sa oled meister. Fitness 5, see oli EKFL-i korraldatud üritus kogu aeg. Ühtegi dopingontrolli on, mulle kogu aeg hõõruti nina alla, et kuidas sa kükid 125 kiloga 30 korda, et raudselt sa paned midagi. Ja mul oligi see, et aga kontrollige mind, siis ma tahtsingi, et mind kontrollitaks, ma olin uhke selle üle, et ma olin naturaalne. Ja see point oli, et keegi ei uskunud seda vaata. See oli juba see masendav koht selle spordiala juures. Aga samas nagu kiitav ka, sest et see ongi, sa ise tead, et sa oled puhas ja sa tead, milleks sa võimeline oled. Ja ongi, et see oli nagu kurb teema, see mõnes mõttes tekitas seda masendust vahepeal ja trots, et ongi päev otsa nagu räägid, mulle hästi ja kõik jutud on ju. Ja siis jõuad sinna koju ja siis mõtled, et 50% inimestest nagu nii mõtleb, et ma olen mingi keemik, et kuidas sa muidu seda suudad teha. Nii ja siis, mis seal ikka on ju, lõpuks ma loobusin sellest Fitness 5, sest et ma tegin seda dieedi peal, lõpuks oli Euroopa meistrivõistlused isegi. Seal oli niimoodi, et see, kellele ma Eesti meistrikatel panin siis koti pähe, tema võitis mind, tema sai teiseks ja mul oli niimoodi, et ma vigastasin ära küünarnuki, õla, põlve, ühe võistlusega kõik, et jõhkrad raksud käisid läbi, küünarnukk oli mul paistes, siis oli niimoodi, et 2 nädalat hiljem olid kulturismi võistlused ja ma tõmbasin keha, tõmbas nii šokki, läks vett täis ja kõik ja siis paljud küsisid mult, et mis ma ära lõpetasin Fitness 5. Oligi see, et mina olin dieedil, ma olin jumalast teranud, jala peal olid mingid triibud ja siis ma üritasin, nagu seal olid mingid kaalukategooriad ja mina pidin ennast pressima sinna sisse samal ajal, kui teised sõid kooki. Ja siis oligi niimoodi, et jäin ainult kulturismi peale ja siis juhtus nagu seal juhtus ja härra Kiivikas oli mulle siis treener ja ma tookski välja kiiruga, ma katsun kiirelt teha, et ühe siis sellise
et milles ma nagu pettusin ka kulturismi maailmas, et see läheb siia sisse, et vabandage, kui venib liiga pikaks, aga ühesõnaga võtsin ühest artiklist siis Oti enda teksti, ma loen selle ette, et see on mul siin. Kahjuks tegi Ivo ettevalmistuse käigus oma peaga ja kolmandate inimeste soovitusel otsuseid, mille üle minul kui treeneril puudus info ja kontroll ning ma ei saanud ka selle takistamiseks midagi ette võtta ja seda ära hoida. Nii Ivo teab minu suhtumist puhtasse sporti ja igasugust imevahendite kasutamisse ja tõenäoliselt oli seega põhjus, see on nüüd põhilause, tõenäoliselt oli seega põhjus, miks seda purki, mis pahanduse põhjustas minule näitamiseks ja tarvitamise kooskõlastamiseks ei toodud. Nii ja siit nüüd tulebki minu nagu point, et miks ma seda ette loen. Läksin Tallinna, mõtlesin, mul oli suur plaan, saan hea töökoha, saan hea treeneri, palkasin Ott Kiivika, oli leping, maksin seal vist 150 € iga kuu talle. Ja põhimõtteliselt, mis siis juhtus, oligi see, et sain ühe trennikava või 2 äkki heal juhul, mingi 3 kuuste vahedega ja põhimõtteliselt oligi nagu kõik. Ja järjest ma hakkasin nagu pettuma selles asjas, sinna masendusse nagu langema ja siin ongi, et lõpuks meie koostöö lõppes ära, ma lihtsalt ütlesin talle, et mul ei ole raha, et sulle maksta, et mul läks ka halvasti elus ja oligi niimoodi, et ma nagu pettusin selles, et mul pidi ju kõik hästi minema. Ma lähen Tallinna, ma saan hea töö, pealinn, kõik jutud, palkan Ott Kiivika, ta on ju kõige kõvem mees Eestis on ju. Ja põhimõtteliselt oligi niimoodi, et seal oli teistel ka probleeme temaga. Mulle kirjutas üks naisterahvas, ausalt rääkis, et Ott ei ole teda näiteks üldse treeninud ja aidanud ja see on ikka nii bullshit, et ta lihtsalt maksab iga kuu. Ja minul oli siis sama teema ja põhimõtteliselt läksin saali, paar sõna rääkisime juttu ja tšau Ivo ja siis see näitas mulle oma biitsepsit või triitsepsit ja kui hästi tal keegil läheb, aga mina nagu ei saanud mitte midagi, et näiteks kui Ats Lootsin palkas seda EJ, mis iganes tüüpi. Kogu aeg olid need videokõned, asjad, neil ta näitas YouTube'is seda, et tema treener nagu selle raha eest. Paneme hoopis rahad kokku, muidugi siis on kõvasti rohkem vaja, võtame ikkagi selle parima Kreetus seti. Kreegiga täna just sai tal 1 miljon vaatajad täis, nii et vinge. Edu talle, et ta on äge vend. Tänu temale olen ma siukses vormis nagu ma praegu olen. No, ja ongi see, et mingi mees internetist oma aususega võib sulle palju rohkem õpetada kui mingi super suur meister, kellele sa maksad. Ja nii ongi, et ma nagu mõtlesingi, et ma nagu pettusin hullult selles teemas. Ja siin ongi see, et miks ei jõudnud mingid lisandid või asjad nagu härra treeneri siis nina alla. Oligi see, et mis talle üldse nina alla jõudis. Ta ei teadnud mu trennikavast mitte midagi, ta ei teadnud mu toitumisest mitte midagi, ta ei teadnud mu toidulisanditest mitte midagi. Ühe korra küsis, et kuidas sa nagu treenid. Ma ütlesin, et näed, mul on raske tsükkel, pumpav tsükkel, siis mingi tsükkel veel ja siis on taastav tsükkel. Nii ja 1 nädala jooksul siis ma tegin 2 tsüklit läbi. Nii. Ja kutt nagu ütles ka selle peal lihtsalt. No kui see sul siiamaani toimid, siis väga tubli ja pane samas vaimus edasi ja lõpuks meie koostöö oli ammu katkend ja nagu oligi nagu see, et ta mingi hetk vaatas, mul vorm läheb üli heaks ja hakkas nagu reklaamima ennast uuesti minu treenerina, et mul oli ka nagu what the hell. Ehk siis see on see moment, kus ma ka rohkem Ivost siis teada sain, et see oli see moment, kus ma ka siis avastasin, et ohoh, et siuke vend meil siin Eestis, ma teadsin eelnevalt ka tänu ühele teisele, minu enda ühele treenerile siis teadsin ka siis Ivost juba eelnevalt, aga see oli nagu see moment, kus ma siis nägin ka sind, hakkasin esimest korda nagu nägema reaalselt nagu ja mul oli kohe see asi, kui ma seda vormi nägin ja kuivusastet ja kõike see, ma olin see, et see ei ole see et kuna, et ta jääb juba vahele, ma juba tean. Ühesõnaga nii ongi, et pettusin selles töös ja kõiges ja põhimõtteliselt ma hakkasingi leidma mingeid alternatiive ja otsima nagu, et kuida ma siis vormi saan ja kõik jutud ja proovisin ühte koma teist ja ütleme vormi ma sain. Teravaks ma sain, on ju. Vorm oli ülikõva, ma tegin ka tööd.
selles suhtes, et ma tegin iga päev tund aega aeroobset trepimasinal, et kui keegi nagu tahab teada, mis see on, proovige järgi. See on tüütu. Ja see on tapmine korralik ja ma vahepeal tegin isegi rohkem. Ja põhimõtteliselt juhtus siis nii, et treener minuga ei tegelenud, tegin oma peaga, olin juba selles suhtes masenduses enne võistlusi nagu, et bullshit, et mul ju pidi olema äge elu, et seda ma ette kujutasin, ma teen nüüd need sammud elus ja mul läheb hästi. Ja vot, ei läinud hästi ja sain peksa, sain vastu molli elus ühesõnaga ja see nagu tihti toob maa peale ja isegi viib sind sinna depressiooni võib-olla, et see löök on tugev, on ju. Ja põhimõtteliselt, mis siis oli, jäin vahele, lõpuks leiti mingi 0,0000, et ma ei tarvitanud seda ainet suht tükk aega tegelikult ja viimase teravuse ma tegin ju ilma selleta, et viimased nädalad, kus ma pumpasin trenni teha, tegin topelt vahepeal, 2 tundi trepimasinat tulid mõned päevad, et tegin hommikul ja õhtul ja siis ma nagu nägin ise ka, et kurat, et vist et see töö ikka loeb, on ju, mitte need ained alati. Ja ongi nii, et mis ma siis ütlen, ühesõnaga, jäin vahele, ühesõnaga ja siis hakkas tulema seda sitta ja mina tegin ise kohe postitused, muidugi mul oli nõustaja selline, kes ütles, et ära mingeid valesid asju kirjuta, tema aitas mul need asjad sõnastada nii, et jääks nagu maakeeli, nagu Ivo räägiks seda, aga reaalselt, et ma ei tõmbaks endale sitta kaela, et asjad ma luuletasingi siin nendes postitustes põhimõtteliselt nii, et kui keegi läheb minu vastu kohtusse, teeb mis iganes minu vastu tahab teha, vaata. Siis on niimoodi, et ma võtan advokaadi ja sealt jätkame ja ma ei ole endale kuidagi lolli peaga, vaata veel rohkem sitta kaela tõmmanud. Ja ma kirjutasin ise kohe, et leiti verest, tähendab uriinist selline kogus, väike kogus, seda ainet siis ja põhimõtteliselt minu point oligi selline, et võtsin, kasutasin nii ja mina teen selle avalikuks, et ma ei oota peidus kuskil nii kaua, kui siis tuleb keegi ja hakkab minu peale sittuma kuskilt antidopingust või kus iganes. Nii palju mees ma olen, vaata, et kui ma midagi teen, siis mina seda tegin ja nii ongi. Ja ühesõnaga, siis tuli selle peale hull pasatorm, masenduses ma olin niigi juba, on ju, ja see depressioon kui süvenes ja asjad läksid järjest alla mäge ja ütleme siis nii, et tuli Oti poolt need postituse, siis ta helistas mulle, siis võttis mingi ajakirjanik minuga ühendust ja kepiti mul korralikult ajudesse ja ühesõnaga lõpuks see asi viis selleni, et ma hakkasin ennast suht korralikult vihkama nagu selle eest ja sel hetkel muidugi ma ei saanud seda aru, vaata, ma tulin lõpuks trennist ära, saalist ära, kõik arvasid, et mul on hästi nagu enam-vähem, keegi küsis midagi, kui ta on ja mis selle teema, ma viskasin lihtsalt nalja, et Ivo on siuke pedepelmeen ja kõradi, mis seal ikka, elu läheb edasi ja paneme tina ja maalisin endast sellise pildi, et mul on pohhui, vaata, et mul on ükskõik ja tegelikult seda ei olnud ja ütleme, et ma jõudsin siis koju iga õhtu. Mul olid sellised pimenduskardinad, mis nagu teevad toa täitsa pimendaks. Need kardinad mul olid, vahet ei ole, kuna päeval öösel ööpäev läbi ees. Istusin arvutis oma mustade mõtetega, vahtisin mingi tonnide viisi mingeid sarjasid, vabal ajal trenni enam ei suutnud teha. Mängisin mingid arvutimänge, kus oled mingi suur kangelane, keegi ütleb sul tubli raisk, tapsid selle kolli ära, good for you, on ju. Ja siis põhimõtteliselt nii oligi, et ma olin seal mustas augus suht tükk aega, ma ei teadnudki, mis mu eluga nagu edasi saab ja oli suht halvast, et ma mõtlesin küll, et ma ei taha nagu elada, vaata. Et minu elul ei ole mõtet enam ja ükskõik kuhu ma läksin mingisse poodi või kuskile sugulaste tuttavatega kuskile. Ma mõtlesingi, et kõik inimesed vaatavad mind sellise pilguga, et ma olen nagu tropp ja värdjas ja jobu ja mulle tunduski, et kõik vihkavad mind, vaata. Ja ma mäletan, kui ma esimest korda läksin nagu jõusaali tagasi, ma läksin sinna HC Gym'i
korralik saal ja seal enamus kutid on ju ka siukesed nagu nad on tublid. Ja sellised vägevad ütleme. Ma olen seal ühe korra käinud ja see pilt, mis sealt avanes, ütleme niimoodi, et kui muidu olen harjunud olema keskeltläbi üks nagu suuremaid poisse saalis, siis seal ma tundsin ennast, et kas ma üldse trenni teen, ma ei tea. Ja noh, ma läksin sinna saali, mäletan ka, ma istusin nagu autos 15 minutit ja ma ei suutnud minna lihtsalt ja siis mul proua lihtsalt praegune siis kirjutas mulle ja ütles, et mine lihtsalt sinna saali, saad sa aru, sa pead ükskord sellest mustast august välja tulema, et sa ei saa igavesti jääda sinna. Sa ei ole ometi nii sitt vend ju vaata ja põhimõtteliselt noh, ütleme, ma käisingi jõusaalides, ma käisin kus iganes jõusaalis, ma ei rääkinud eriti kellegiga, ma hoidusin kõigist nagu, ma ei tea, noh, kas nad üldse teadsid mind või mitte. Mäletan, minu üks lemmikkulturist nagu Kalmus käis seal, kui treenis inimesi, tihti lugu ta nagu vaatas mind ja ütles ikka tere ja tahtsin ta hullult juttu rääkida, sest et ta on selline vägev vend, vägeva iseloomu kõigega. Ka otse kohe. Jah. Ja ma väga tahtsin temaga rääkida, aga mõtlesin samamoodi, et ka tema vihkab mind on ju. Ja kõik treenerid, kõik kes seal saalis käisid, mõtlesin, et isegi kes olid kemmi peal. Mõtlesingi, et kõik arvavad minust, et ma olen räige värdjas ja tropp ja põhimõtteliselt paljud ei teadnudki sellest ju mitte midagi. Et mis mingi... No see ongi väike kitsas ringkond, kes teadis, ehk siis kes tehniliselt palub siis nii-öelda igasuguseid Eesti siis suunamudijaid ja igasuguseid trennimehi, et siis need nagu teavad, aga see ringkond on tegelikult väike, kes nagu võistlusspordiga tegelevad, fitnessiga tegelevad paljud, aga võistlusspordiga vähesed. Praegu ongi niimoodi, et mingi 95% inimestest, nüüd ma olen muidugi avatud ja lahtine ja käin ikka jutustan ja kuskil 95% inimestest ei tea, et ma üldse kulturismiga olen tegelenud ja keegi ei tea üldse, et ma midagi tarvitanud olen vahele ja midagi sellest asjast ja mina lihtsalt mõtlesingi, et kõik vihkavad mind on ju ja ükskõik kuhu saali ma läksin, see kestis väga pikalt ikka ja mis ma ikka oskan öelda. Lõpuks ma siis, ühesõnaga, kuida ma hakkasin üldse sellest välja tulema, et sattusin oma praeguse elukaaslasega siis rääkima. Me mõlemad olime jumala põhjas, me olime jumala perses omadega, temal kodus oli selline seis, et mees sõimas teda iga õhtu kuskil 2-3 tundi enne magamaminekut, et sa oled ikka räige lits ja mida sa käid kuskil ja ühesõnaga tule töölt ära ja selline kontrolliv suhtumine, kahtlustas hästi. Kujutan ette, et palju sükseid veel sükseid suhteid võib olla. Ja siis mees nagu tema vastu ei julgenud kätt tõsta, aga peksis loomasid. Meil on praegu üks koer on alles. See oli nii kuri, et põhimõtteliselt kui mina läksin sinna elama, siis see koer oli nii ära pekstud, et ta tahtis kõigile kallale minna ja minu ainuke variant, kuda ma sain panna nagu endast lugu pidama, oligi vahepeal ma kägistasin seda koera nii kaua, kui ta nagu hakkas nagu austust näitama minu vastu, vaata ta oli nii suur, ta on kuskil 65 kilo, ta on mis iganes Tiibeti mastiff vist. Ja ta on nii, et kui ta sul kallale tuleb, siis on ikka hoia oma nahk. Et, no see on tõsi elukas jah. Ja ma ütlesin ka, naine ütles, et paneme magama. Ma ütlesin ka, et ei pane magama, et selles suhtes Ivo ei loobu nii kergelt on ju. Ja ühesõnaga jah, et see mees tal peksis neid loomasid ja see selleks on ju lasse olla, et ta käib siiamaani mustab igal pool küla peal, et kui värdjad me oleme ja kuidas ma tema naise ära võtsin ja halb inimene. Ja kuidas sa ikkagi dopingut kasutasid? Ai, kui paha võis. Oi. Ja siis põhimõtteliselt meie suhe hakkaski niimoodi, et me suhtlesime tükk aega ja me saimegi üksteisega ainult rääkida, kui halb meie elu siis on ja proual oli siis lõpuks niimoodi, et tema keha oli nii stressis ja masenduses, et see enam ei toiminud. Ta sõi midagi ja hakkas lampi oksendama ja migreenid olid nii hullud. Vaata, kui hästi hull migreen tuleb, sa hakka oksendama nagu. Jah, mul on sellised olukorrad. Ja siis kunagi ma olin nagu tuttav temaga juba 7 aastat olen olnud, on ju. Ja siis ma kunagi kutsusingi talle kiirabi, sest ta hakkas oksendama ja ta oksendas 30 tundi järjest, sõi, oksendas ja lõpuks ta lihtsalt oligi nii, et ta jooksis oksendama peaaegu minestas ära ja siis ma lõpuks ütlesingi, et nii, et nüüd tuleb kiirabi ja kui keegi hakkab siin midagi mölisema, siis ma tapan ta lihtsalt ära. Tilgutite alla kohe. Ja läkski tilgutite alla, pumbati mingeid rohtudes ja ühesõnaga tal oli ka see tervis sellest suhtest siis oli nii põhja viidud ja meie suhe hakkaski siis nagu täiesti
tavaliselt suhted hakkavad, et kõik räägivad ühest suust, kõik oli nii ilus ja kõik oli nii tore ja et ja vikerkaar, et üks sarv lendab aknast mööda, laseb vikerkaart tagant. Meie asi nagu hakkas pihta täiesti põhjast nagu. Ja siis me järjest oleme sealt põhjast nagu mõlemad tulnud ja kuidagi me avastasime, et koos kasvanud ühesõnaga. Me nagu kuidagi paremaks saanud, ehitanud. Jah, avastasime, et jutu ja kõige järgi, et me päris hästi nagu klapime, et kuidas me nagu varem aru pole saanud. Ja praegu on kõik hästi, me oleme ikka päris palju välja tulnud igasugustest sitast ja nüüd me nagu oleme päris palju läbi närinud ja me oleme nagu aru saanud, et kus mingid probleemid on ja ühesõnaga. Kaks pead on kaks pead. Jaa, täpselt ja lõpuks Ivo jõudiski siis aru saamiseni, et mitte keegi ei vihka mind, et ma ise vihkan ennast. Võt, et ma olen ise ennast põhja lasnud, ma ise tekitasin endale selle ja see oleks nüüd praegu üks tähtis nii-öelda maamärk, millest siis võiks koondudagi, et endast algab kõik. Jah, täpselt, et nii kui ma sellest nagu aru hakkasin saama, et võta nüüd ennast käsile ja hakka nüüd endaga pihta, et see need teised ei huvita üldse, et siis hakkasid asjad paranema ja ma olengi üritanud endaga tegeleda ja ikka nii palju kui võimalik ja ütleme nii, et mul isegi ei ole raske seda praegu rääkida siin. Mul on täiesti pohhui. Mul on suva ja ma läksin näiteks üleeile, võtsin kõik Delfi artiklid, mis minust olid ja võtsin kommentaaride selle sektsiooni lahti, siis selle lugesin kõike seda. Võta popcorni ja siis ühesõnaga sealt tuli korralikult puid alla nii mulle, nii Otile, kõigile. Ja üldjuhul inimeste poolt, kes sellest teemast ja ka öödega mütsi nagu täpselt. Mitte midagi. Mõni üksik tuli kommenteeris, et tulge maa peale, et olen kulturismiga tegelenud ise 9 aastat ja kõik kasutavad midagi ja siis pandi temale puid alla. Kes juburraist. Sa oled samasugune. Ja idioot on ja te olete kõik haiged ja ma lugesin 3 artikli kommentaarid lihtsalt läbi kõik ja siis nagu ütleme mulle natuke adrenaliin nagu läks verre nagu küll, et ütleme, et see jõuab mulle nagu kohale. Et inimesed midagi minust kunagi arvasid, inimesed nad ei mäletagi enam, nad sinna kommenteerisid ja. Muidugi, see on ainult sekundiks põhimõtteliselt ja kõik ja läheb oma eluga edasi. Aga sul on juba mustatud eluna. Ja samas nagu ma varem ei olnud suuteline väga vist lugema neid asju ja nüüd ma olen nagu nii palju kasvanud seismiselt, et lugesin need kõik läbi ja lihtsalt tuimalt nagu naersin selle peale ja mõtlesingi nagu, et mis siis nüüd on, et elu läheb edasi. Ongi see, et ma ei vihka ise ennast enam ja need inimesed lihtsalt, nad võivad mulle öelda, mis nad tahavad, on ju. See ei jõua kohale, see ei tule läbi selle seina enam, sest et minul on sein ees sellistele asjadele, sellepärast ma ütlen endale suht tihti ise, et Ivo Raisk, sa ei ole midagi nii sitt venda. Eriti need päevad, kui ma midagi teha ei viitsi, vaata ikka tuleb kõige hullem asi mul, ma ütlen ausalt ära, mis kõik tagasi toob, on see, et need päevad, kui ma panen videosid üles, seda kanalit ma alustasingi sellepärast, et ma olin nii sitas seisus endaga ja ma ei, mitte elu sees, ma ei oleks julgenud YouTube'i videosid hakata tegema, kui mul naist poleks olnud ja ma rääkisin, et nii äge oleks ikka teha ja ta ütles, miks sa ei tee siis? Ma olen ju nii sitt vend, come on, kuda ma teen, vaatame, kõht on ees, soeng on sassis, näost ma olen kole kõradi, et kuda ma teen, et vaata, kui sa vihkad ennast, siis nii sa arvad endast, on ju, ja nii lolli juttu ajan ja ropendan ja ühesõnaga, et see on see mina pilt, mida paljud siis kulturistid, kaasa arvatud ma ise, kui ma võin ennast kulturistiks nimetada, et siis meie ei näe ennast sellisena nagu enamus inimesi meitavad, sest meil on see, et alati võiks parem olla, ma olen ikka siit ja sealt paks ja siis teine vend vaatab, et kus kohas sa paks oled, et ma oleks lihtsalt super õnnelik, kui mul oleks see kõik, mis sul on, ma mingi ja siis nagu jõuab see mingi hetk nagu jõuab see kohale, et kurat, aga tegelikult ju ongi niimoodi, et
peaks olema ju rahul, nagu jah, miks me nagu siis ennast maha teeme, sest et tegelikult on ju kõik super hästi. Meil on tervis korras, meil on söök laual, meil on kodu, auto, millega sõita. Keha on tegelikult selline, mis ütleme niimoodi, et randa lähed, siis särgi seljast võtmine 0 probleemi, eks ju. Noh, mida ei tohiks tekitada probleeme, kuigi, paljudel tekitada. Ja isegi minul praegusel juhul, kui ma isegi läheks praegu randa, kuna ma olen harjunud paksu minaga vanast ajast, siis mul on ikka see tunne, et ma võtan see särgi ära ja siis mul on tunne, et noh, kõik vaatavad mind, et nii kehva vorm. Kuigi enamusel ei ole sooja ega külma sellest, mis asi ma välja näen. See ongi see, et sa nagu ei saa ise endaga läbi. Selle pärast sa nii mõtled. Üldse ei saa, no. Ja nende videodega siis ongi niimoodi, et selle ma tahtsin ühe sõnaga öelda, et ma alustasin seda kanalit täis hirmuga nagu. Ma lindistasin ühte videot mingi 5 korda sisse ja siis mul läks üks sõna valesti ja siis ma hullult põdesin. Kustutasin kõik ära, hakkasin otsast pihta, vahepeal sai kaamera laku tühjaks ja vahepeal keegi helistas ja tundsin nagu kuidagi, ma ei tea. Ma kartsin seda kõike, ma sittusin ennast nii täis kaamera ees kogu aeg, täitsa ulme lihtsalt, inimesed ei kujuta ette, et mul elukaaslane nägi seda kõike, ta ütleb, et ta ka ikka räägib mulle, et sa oled ikka väga palju arenenud, et sa oled nagu väga positiivseks läinud ja ikka ulmena, et tal on hea meel ja tema on samamoodi nagu minuga koos siis seda teinud, ja ütleme, et tema on minu number 1 fänn, kogu aeg vaatab videod ära, kogu aeg, tavai pane üles, muidu, Ivo. Keegi peab olema selline. Ja ongi nii, et iga päev, iga pühapäev, laupäev ma panen video üles, on ju, siiamaani ma olen suutnud seda joont hoida nüüd natuke aega ja siis tuleb see must pilv, siis tuleb see jalg mulle näkku, siis tuleb see kõik tagasi, mis mul on olnud ja siis see halb hääl minu, ma ei tea, kumma õla peal ta istub, on ju. See halb hääl hakkab mulle täpselt hakkab seda rääkima jälle, et kui mõttetu mees ma olen, kui halb see video tuleb, kuidas keegi seda ei vaata nagu nii, miks sa üldse seda teed, et mul tuleb selline, ma isegi vahepeal olen naisele nagu siuke kärsitu olnud ja võib-olla natuke nagu närveldanud ja tead kuskil roolis võib-olla mingi teinud ja mul nii kaua on halb päev, kui nii kaua see hääl räägib minuga, kui ma selle video siis saan ülesse. Kui ma saan selle video üles, mul tuleb see pingelangus, ma sain selle kõik välja endast ja kuidagi see halb hääl siis hakkab kaduma vaikselt, et see ühesõnaga ma kardan seda YouTube'i tegelikult natuke kuidagi seesmiselt, mingi osa nagu minust tekitab seda reaktsiooni ja ma ei saa aru, mis see on ja las siis tuleb see ja mul on ilgelt suur hirm kogu aeg sellel päeval, kui ma panen video ülesse, et ma ei tea, millest see tuleb ja see üks kord nädalas see halb hääl nagu väga võimendub minu sees ja räägib mulle kõike seda, kui jobu, kui värdjas, kui kõik ma olen ja siis mul tuleb nagu iga nädal korra mul tuleb nagu meelde, mida ma nagu läbi elasin kunagi, vaata seda suurt kukkumist ja Tartusse tagasi tulemist ja kõike nagu, et kuidas ma siis perse kukkusin seal Tallinnas ja nii ongi, et põhimõtteliselt see ongi minu lugu. Õnneks ma suutsin sellest nagu ise välja tulla, et vähesed suudavad ise välja tulla. Oleme ausad inimesed, mul on sitad päevad, ma tunnen ennast halvasti, vahepeal on nii, et ma tunnen ennast hommikul halvasti ja õhtuks ma tegin selle päeva lihtsalt vägisi heaks nii-öelda, ma lihtsalt piinan ennast nii kaua, et nii on. Ja ma lõpetan ära siit ühe sõnaga ja annan sõna Raunole. Mul on veel pool tassi kohvi reisi. Ma jõudsin juba ära juua. Ja vaat ongi, et kui Ivo teema lõpetuseks öelda, eks siis närveldamine kaamera ees või üldiselt selle asja purki panemine kõik selline. Et siis kõik inimesed ei olegi niivõrd sina veel kaamera ja muud asjadega ja siis kui eelnevast osast jäi teil äkki silma, kuidas mu liikumine oli, ehk siis mul see liigutus üsna tihti käis, see oli lihtsalt sellepärast, et too särk, mis mul parasjagu seljas oli, sellel oli sükene
kaelus oli natuke suurem, mul oli siuke tunne, et mul oleks nagu dekoltee kogu aeg, siis ma tõstsin oma särki kogu aeg ülespoole, et mul ei oleks dekolteed, et see oli üks põhjus, et miks ma seal niivõrd naljakalt liikusin kogu aeg. Ma nagu ise ka mõtlen, et sa oled nagu massöör, vaata, kes ei tea, et sa oled nagu harjunud, sul kogu aeg käed käivad ju. Vaata, sa kogu aeg teed midagi ja kui ma panen sind lihtsalt istuma niimoodi ja siis hakkan mingi küsitlema, no ilmselgelt sul nagu võib-olla. Aga näed, kui nüüd praegust videot tagantjärgi nüüd hakkad vaatama, siis sa saad juba näha, kui rahulik ma tegelikult suudan olla, kui miski ei häiri. Ehk siis praegu mu riietus mind ei häiri ja ma lihtsalt istungi. Vana rahu ise, nagu ma tavaliselt olen. Kohvi ka veel seeris. 2 liitrit kohvi, ei, mitte 1 liiter kohvi, sest see on 500 milline tass on see. Aga räägi siis see, kuidas sina oled kokku puutunud, kuidas sa nagu oskad siis kaasa rääkida? Ma räägin ikkagi endast. No selles suhtes ma räägin iseendast ja ma jagan sinna juurde, ma arvan selliseid nippe ja asju ka või siis selliseid vaatenurki äkki. Et põhimõtteliselt nagu me teame, siis kogu selle inimese sisemaailm ja kõik hakkab ju tegelikult kodust. Ehk siis lapsepõlvest kõik need asjad tulevad kaasa see, kes siis sinust saab nagu tulevikus. Ehk siis see on selline muster, mille järgi sa hakkad minema nagu DNA põhimõtteliselt. Ja sealt sa hakkad siis arenema kasvama vastavalt sellele, kuidas on su usud, asjad tulnud kaasa. Nii. Ja kuna siis minu vanemad olid tollel ajal küllaltki noored, kui nad minu juba said, siis ega võibolla ilmselgelt me oleme ju kõik algajad kogu aeg, et lapse kasvatamine on üsna keeruline. Ja siis ongi see asi, et kui sa kodust ei saa võibolla niivõrd palju kiitust ja igasuguseid selliseid toredaid nagu asju, mul oli kogu lapsepõlv selle koha pealt oli hea lihtne, et mul oli kõik vajalik olemas, kõik oli super hästi selles mõttes, et keskmisest nagu sellisest perekonnast pärit ja kõik, mis vaja oli olemas, eks. Aga seda nagu poolt ei olnud või õigemini ei saa öelda, et ei olnud, aga seda ei näidatud välja, sest et ei osatud näidata. Ehk siis tehniliselt armastus on see asi, mida paljudel inimestel on vaata raske näidata. Ja noore poisina tegelikult ka poisid vajavad väga palju armastust tegelikult, mitte ainult tüdrukud. Ja sealt hakkaski, ma usun, et see on üks selline põhjuseid, kus hakkas siis minu selline kõige suurem selline minapildi kujundamine iseenda jaoks ja just nimelt teiste jaoks. Et saigi, ütleme niimoodi, et kui oled olnud siis üle oma poole elust, oled olnud suurema nii-öelda siis kondiga, mis ei ole tõsi muidugi, laps, siis sul on alati narrijaid, kiusajaid, alati on keegi, kes kuskil viskab sulle kaika või siis palgi jalge vahel, et sa komistaksid kogu aeg. Ja selle läbi ma siis hakkasin endast looma minapilti, vastavalt kujundama sellist minapilti, kuidas teistele sobiks. Ehk siis ma hakkasin ise ennast kaotama ja see oligi see asi, et ilmselgelt kui sa ei ole ikkagi päriselt, see tähendab seda, et sa pead hakkama piisavalt palju valetama ja näitama ennast sellisena, et sa tunduksid teistele aktsepteeritavam. Ja siis mul hakkas see asi pihta, et kujundasin endast sellise vägeva, ütleme siis jõusaalimehe on ju, maru kulturist suure kõhuga. Ja siis veel tollel ajal ma veel kirjutasin rohkem luulet, filosoofiat ja muud sellist asja ka, mida saab veel endiselt lugeda minu Facebooki lehe pealt, kellel on huvi. Et vahepeal ise ka loen, et ma siiamaani ei usu, et ma sellises vanuses võisin sellist teksti kirjutada üldse, et täitsa huvitav on praegu tagantjärgi lugeda. Ja ühesõnaga minu minapilt muutus hästi egoistlikuks, et kui inimesed minuga juttu ajasid, siis tehniliselt minuga juttu ajamine nägi põhimõtteliselt välja selline,
mina ja siis veel mina ja kujutaks ette, et veel mina ja veel kord mina ja vaata kui lahe ma olen. On ju olen lahe, ütle mulle seda, ütle mulle, kurat, võtad kõrist kinni, ütle mulle seda. Vaata sellepärast oligi, sest et kodus ei saanud ju seda kiidulaulu niivõrd palju, et tubli poeg on ju. Ja siis ma käisin ja otsisin seda väljast, aga ongi, et kui sa ei ole siis ju tegelikult oma noore eluga mingisugused eriti ägedaid asju korda saatnud. Noh, kuidas sa siis saad selle kiituse kätte, kui sa oled lihtsalt üks poisikene Tartust, kes lihtsalt üritab siis eluga hakkama saada, eks ju. No, ja oligi selline valelik minapilt loodud. Nii, hüppame nüüd kõvast ajas edasi. Ehk siis kõik see jäi, ütleme, vanuses vahesse 15 kuni 23. Ütleme nii, selline vanuse vahe oli see, kus ma siis elasin sükast valeliku minapildi elu. Ja tuli siis, ütleme, süke 24 vanus. Ja siis ma juba hakkasin, noh, see on nagu süke tüüpiline vanus, ütleme, poistel, meestel, kes siis hakkavad küsima iseendalt ju tegelikult, et aga kes ma siis tegelikult olen ja kuhu ma siis olen jõudnud. Et mis asi ma olen. Et see on palju, vaata, lähevad suhted, lähevad tavaliselt sellises vanuses lahku. Noh, kõik sellised asjad, sest et see poiss lihtsalt hakkab enda käest küsima ja kui siis see areng ei tule kaasa nii-öelda siis kõrvalt või siis õigemini tuleb, aga sa ei lase enam teda endale ligi, et siis hakkabki see nagu muutus nagu pihta. Ja kuidas minul see asi siis juhtus, oligi nii, et sellel ajal ma veel tegin oma esimest kulturismivormi. Ja mul oli siis juba olnud, olin siis juba suhtes ka olnud oma neiuga vist 4 aastat või natuke peale. Ehk ja mulle meeldib ikka öelda alati seda, et kulturism on andnud mulle kõik ja ta on mult võtnud kõik. Ehk siis tänu kulturismile ma olen järjepidev selline tüüp, kes alati, no kui ma tahan midagi, siis ma pean selle saama ja ma teen selle ära mingi hetk. Sa töötad selle nimel, et sa ei räägi, et sa tahad seda. Sa ütled ja hakkad tegema. Jah, mul võib see küll kauem aega võtta, aga ma vähemalt saavutan selle, et kes pärast naerab paremini nagu öeldakse, eks. No ja oligi, depressiooni märgid hakkasid siis esimesed tulema. Aga ma ise olen nagu, noh, alati olnud selline, et ma saan hakkama, ei ole mul vaja mingit kõrvalist abi. Neiu mulle kogu aeg ütles, et no kui see kohe ei muutu, no me ei saa jätkata. Me peame oma asjaga edasi minema ja kumbki läheb oma teed ja et see ei ole enam normaalne. Ja oligi lõppkokkuvõttes neiu kannatas minu kõrval vist äkki 2 aastat põhimõtteliselt üksindust, et ma küll olin kehana olemas, aga mu vaim oli hoopis jumal teab kus kohas. Noh, X kaugustes, noh, näide elust enesest. Ärkad hommikul ülesse ja kuna siis noh, sportlane nagu ma olen, et siis selline söömine on nagu siuke püha asi on ju, et hommikul pead olema selline zen, eks ju, sööd sa rahulikult, vaatad oma mingid videoid, Ivo videoid näiteks. Ja siis sa tahad olla nagu rahus ja kõike muud. Ja siis sa hakkad põhimõtteliselt oma kaaslase käest juba küsima, et kuule, et kas sul oma tegemisi ei ole täna, et lihtsalt hakkad ajama inimest lihtsalt minema. Et nagu mine minema lihtsalt, et ma nüüd tahan üksi olla lihtsalt, ma ei taha mitte midagi muud teha. Ja kui see moment juhtub, inimene lähebki ära põhimõtteliselt pisar silmis. Tollel hetkel ma muidugi ei märganud seda, sest et mul oli ainult see asi, et ma tahan üksi olla, ma ei taha mitte midagi enam teha. Reaalselt ma isegi vahepeal ei teinud 3 kuud trenni isegi. Reaalselt mina ei teinud 3 kuud trenni. Jaa, tuttav teema. Ja oligi, nii kui inimene oli siis kodust ära läinud, jõudis mulle iga kordse siukese jõhkra pauguna lihtsalt laks näkku, mida ma teen. Nagu, mis asja ma korraldan, kas ma olen mingi debiilik või? Et ma ajan oma tüdruku kodust ära selleks, et ma saaks lihtsalt üksinda istuda. Nagu mingi jobu. ja oligi, ja ükskord, kui siis saigi laiali mindud ja kõik see nagu mulle siis jälle näkku lajatas, et näed, et lasid sellel kõigel katki minna.
siis hakkaski pihta see, et abi otsimine. Ehk siis mina pilt oli niivõrd palju muutunud selle 2 aastaga, et ma sain aru, et okei, üksinda ma siit välja ei tule. Et ma juba ei taha nagu tööle eritigi minna, ma viilin igal pool kogu aeg. Kõik on nagu siuke kehva, et jah, teistel inimestel ma kogu aeg naeratasin. Ja mul on super, kõik on nii vinge. Näed, teen vormi siin, tegelikult see oli poolkõva tegemine kogu aeg. Siukene, et teistele näitasin, et ma ikka teen, teate, ma ikka täiega teen. Aga tegelikult ei teinud ma eriti midagi. Ja hakkasin otsima abi ja läksingi siis reaalselt psühholoogi juurde ja ka psühhiaatri juurde. Need on siis 2 erinevat arsti, siis üks on tegelikult arst, teine ei ole otseselt. Ja aasta aega käisin psühholoogi juures, psühhiaatri juurde jõudsin ka, mulle isegi määrati ravimid välja, aga kuna ma teadsin, et zombiks ma otseselt muutuda ei tahaks. Antidepressandid. Jah, et zombiks ma otseselt muutuda ei tahaks, et ma ei saa ise ennast nagu ka päris ära kaotada nende asjade taha ja nende maha tulemine on valulik protsess. Kui sa natuke ravimite kohta nagu uurid ja just nende antidepressantide kohta, et kuidas nad nagu töötavad, kuidas nad alguses annavad selle hea tunde. Sul retseptorid võtavad seda vastu, ja siis keha lihtsalt hakkab neid mingeid retseptorid juurde tootma ja värki. Siis sa tead, et sa nende antidepressantide peal jõuad ka lõpuks sinna nulli tagasi. Et keha kohaneb kõigega, kui sa jood 10 tassi kohvi päevas, siis keha kohaneb ka sellega. Ja kui nende ravimite ja keha kohanemisvõimete kohta natuke nüüd uurida, siis ma mõtleks ikka tugevalt kõige asemel järgi, enne kui hakataks mingit depressante või asju võtma. Aga jah, et siuke Ivo väike kommentaar siia, et mina olen seda uurinud ja nii ongi, et selles suhtes tubli, et sa seda ei võtnud ja. Jah, mul on veel sahtlis siiamaani vedelevad osad karbid, ma ostsin küll osad välja, aga ma lihtsalt vaatasin neid pakke ja mõtlesin, et ei, et mul on enda peamootor veel piisavalt ergas ja tugev, et ma saan sellega siis koos psühholoogiga hakkama. Et mul õnneks sattus väga hea psühholoog, kes väga mõnusasti minuga rääkis, minu maailmavaade temaga küllaltki palju ühtis ja sai nagu aasta aega käidud. Nii, saime siis sellest esimesest sellisest tugevast ütleme siis tagasilöögist lahti ja nüüd on siis asjaga nii, et oleneb siis eks ju päevadest, et tehniliselt see inimene, keda siis teie näete põhimõtteliselt siis tänaval liikumas jõusaalis, tööl, kus iganes mujal, see on selline Rauno ühesõnaga, kes on valmis sätitud spetsiaalselt selle jaoks, et ma nüüd tulen suhtlen inimestega. Et ma olen nüüd teie jaoks olemas, räägime. Aga selleks ma pean valmistuma, sest et ma tegelikult ütleme peol asjad, kui te olete äkki märganud, et ma võib-olla 2-3 ajal juba hakkan kibelema koju, sest ma lihtsalt väsin ära, ehk siis ma ei jõua enam inimestega olla, ma nagu tahan laadimist. Ja tegelikkuses see, mis ma nagu tegelikult kodus olen, see on, kuidas ma ütlen, see on selline, et ma söön oma söögi ära nii nagu kord ja kohus, ehk siis annan ehitusmaterjali nendele siin ja siis hakkan põhimõtteliselt ootama magama minekut või siis vaatan oma mingid videoid asju. Mõtlen võib-olla vahepeal, et isegi mängiks arvutiga midagi, aga üldjuhul ma sinna ka ei jõua, sest et kuidagi tuju ei ole jällegi. Ja niimoodi ma ise endaga tegelikult päevast päeva võitlen, aga tänu sellele, et mul on trenn, mul on mingisugused hobid asjad, et see hoiab mind nagu liikvel. Aga ongi tihti peale see ei aita isegi. Et mõnikord saage siis minust aru, et mõnikord, kui ma olen selline veits nagu siuke tigedam tundun või nagu siukene nähvan, nagu osad inimesed siis ütlevad, et nähvan või nagu ütlen liiga otse. Et siis see ongi see moment, kus ma olen juba nagu väsinud
ja ma tegelikult, mu sisemine mina põleb nagu lihtsalt täiega. Et jah, et põhimõtteliselt inimesed, kes siis depressiooni kannatavad, eks ju, need ju tegelikult nende elufunktsioonid hakkavad ju kannatama kõik, absoluutselt kõik, et su kõik kehaprotsessid, su mõttetöö, kõik on häiritud sellest nagu pidevalt. Et meie oleme tegelikult üsna sellises heas staadiumis, et me päris kätt iseendale külge niivõrd aga ei pane. Ja. Et siis ühesõnaga selline... Ma olen sulle halvasti mõjuma hakanud ühe sõnaga, raisk. Jah, ühe sõnaga ja siis veel 2 ja 3 sõnaga. Ei, ma arvan, meist saavad päris head sõbrad veel selles suhtes, et... Jah, me muideks enne neid videoid, ega me ju kokku väga ei olegi saanud ainult jõusaalis, ütleme niimoodi, et nii palju kui ma siis... Ma esimest korda nägin sind, siis jumalast äge hetk oli, sa olid, võtsid paberit ja siis jäid mind vaatama, ma võtsin ka nagu paberit. Siis ma päris selles suhtlemisfaasis veel ei olnud ja siis ma nagu vaatan, mingi tüüp vaatab. Küsin nagu, et ma ei mäletagi, kuidas see asi... Põhimõtteliselt see oli jah, et kas on midagi vaja või midagi, siis ma mingi... ei, et... Ma nagu küsin, kas ma kuidagi ülbelt tulin siia või hirmutasin sind ära või ega ma ei tahtnud nagu ebaviisakas olla. Ja siis sa küsid, Ivo Varvet, ma mõtlen, et okei. No mina natuke teadsin ikkagi, sest et ma olin eelnevalt seal kohalike poistega, sest ma olen siukene hästi suhtlev inimene selle koha pealt, et arvatakse küll, et ma ise tegelikult arvan, et ma olen natuke introverdi moodi, aga samas mingis hetkes ma võin olla ka ekstravert, eks ma võin täiesti suvaliste inimestega minna järsku rääkima. Ehk siis kuidas ma Ivost sain teada, et seal saalis on kohalikud poisid, kes siis Lõunaka MyFitnessis treenisid. Ma küsisin, et kas siin saalis on ka mõni kulturist, kes treenib ja teeb seda asja vähe tõsisemalt. Ja siis ma sain teada, et sa siin käid ja siis kuna ma natuke guugeldasin ja vaatasin, missugune nägu mehel on, siis ma sain kohe aru, et see sama mees. Aga jah, et kus me nüüd jäime? Siin hakkasin mingit jura. Kus me jäime? Jäime põhimõtteliselt selle peale, et ega ma tahaks nagu inimestele siis nagu südame peale panna seda, et kui te ikkagi hakkate tundma, et ei ole enam õnnelikud, ehk siis üks hästi lihtne küsimus, mida ka minu käest küsiti sellel hetkel, kui ma depressioonis oli see, et mida küsigi kohe, kas või kohe iseenda käest, on see, et mis asi on see, mis sind õnnelikuks teeb. Ja kui sa oled selle enda käest ära küsinud, siis vaata, kuidas sa sellele vastad. Ja ma võin teile kohe öelda, kuidas mina sellele vastasin. Ma jäin mõttesse, vaatasin maha ja ainuke asi, mis juhtus, oli see, et mul hakkasid lihtsalt pisarad jooksma, ehk siis ma hakkasin lihtsalt nutma. Ehk siis ma ei suutnud sellele vastata. See mõte sellest, et keegi küsib mu käest, et mis mind õnnelikuks teeb. Enne seda võib-olla ma oleks kohe vastanud. Jaa, jõusaal, rattaga sõitmine, ma ei tea, arvutimängu mängimine, see, et mul on vanemad, kõik on terved, kõik on hästi super, vaata, kõik on raha. Miljon. Et siis ma oleks võib-olla vastanud igasugust siukseid asju, aga sellel momendil ma lihtsalt klomp kurgus ainult ägis, et midagi välja sealt ei tule ja lihtsalt nutad. Ja sa ei teagi enam. Jah, sa lihtsalt ei oska enam vastata, mis sind õnnelikuks teeb ja kui sa juba sellises momendis oled, siis see on tugev depressiooni märk ja sa pead hakkama abi otsima, sest et sellest faasist edasi võivad olla tagajärjed juba nii-öelda tervist kahjustavad. Ehk siis inimesed, kes hakkavad lõikuma, ravimeid üle tarvitama, söömise probleemid, ehk siis hakkavad üle toituma ja siis kui siis juurde ei hakka võtma, siis hakkavad oksendama, ehk siis bulimia ja kõik sellised asjad. Oi, neid variante on tead. Jaa, neid võibki lugema jääda, kuidas keegi ennast väljendama hakkab, et kuidas ise endale ühesõnaga liiga teha. Hästi paljudel ongi see, et noorena on olnud nagu ta on olnud, on ju, võib-olla kas on mingi pereprobleemid, särgid pole just hästi sisse sulandunud siia meie ideaalsesse ühiskonda narritud, nagu sa rääkisid ja siis ongi niimoodi, inimesed on hakanud sööma
ja lihtsalt nad ongi fucking juba mingi 120-130 kilo peale. See on juba eluohtlik ja nad ise ka räägivad, et oli halb elu, kõik jutud ja nüüd ainuke asi, mis mulle lohutust pakub, ongi see, et ma õgin lihtsalt, meeletult õgin, on ju. Et noh, need inimesed, kes on ülekaaluliselt tugevasti, et seal midagi valesti on ja kui nad väidavad, et kõik on hästi, ma ei jätka siit parem. Et põhimõtteliselt võin ka minu enda tagamaa kohe praegu selgitada toidu osas ja depressiooniga seonduvalt. Kuna mul on tänu siis kulturismile või sellele on siis iseloom kasvatatud, siis ma suudan iseendaga, ütleme niimoodi, et võidelda. Et mul võib seal olla see kommikarp laua peal ja ma saan 90% ulatuses, just nimelt pange tähele, 90% ulatuses ma saan hakkama, et ma ütlen ei sellele karbile. Aga kui see greliin hakkab ükskord näkku peksma ja ma olen näljas, siis see ei sõna muutub aina nõrgemaks ja lihtsalt ongi see, et miks ma varemalt olin niivõrd vesine kehva vormiga, oligi see asi, et ma küll tegin tublisti trenni, kõike värki-särki, aga ma valetasin iseendale nii palju, et oligi, et tegin oma trenni asju ja nagu ikka etendust, nagu ma kõikidele kogu aeg pakkusin. Näitasin, et ma söön teadsin kõike seda ja muudkui grammi pealt ja bla. Tegelikult oli niimoodi, et ma ootasin kogu aeg põhimõtteliselt laupäeva ja pühapäeva, kus see tulemus cheat day, et see on nagu see põhiline paljudele. Ja oligi see cheat day ehk siis nullis põhimõtteliselt kogu mu nädala progressi ära lihtsalt iga kord. Ja minu puhul, kes ma olen suur sööja, sa ei ole ainuke, see on nii paljudel inimestel nagu. Ongi, et mul hommikune näiteks pudrukaal on kilo 600, kilo 800 reaalselt. See on selline kauss hommikul, ma söön selle ära. Inimesed küsivad, kuhu see mahub, küll. Ja see ongi nagu see, et selle cheat day'ga ma võin ju süüa seal kuskil korraga 6000-7000 kilokalorit nagu hing on lihtsalt sisse. Nii ongi eriti kui sa näljutad ennast, siis see on nagu palju võimsam see söömise efekt. Siis ongi viimane kord lübasin sünnipäeval endale sellise cheat day. Nüüd ma enam cheat day'sid lihtsalt ei tee, sest et ma söön igapäevaselt hästi ja endale maitsvaid toite tänu Creative Setile jälle. ja põhimõtteliselt ma sõin need asjad siis ära, ma võin selle nimetada kohe, mul oli liiter jäätist, mul olid kummikommipakid 2 tükki, mul oli 2 burgerit, mul oli mingi šokolaad. Mul on sellest asjast pilt isegi telefonis olemas, mis ma kõik siis ära sõin. Ja mis oli? Sa võid mulle saata selle, ma saan selle videosse panna. Et siis oligi, et vaata nüüd ma, et ühesõnaga sõin selle ära ja ma ei saanud sellest otseselt kõhtu ega midagi täis. Kalaraas oli seal kuskil üle 5000 veidi ja mis ma siis pärast seda tundsin, ma lihtsalt tundsin ennast halvasti. Ehk siis ma olin ise ennast nagu alt vedanud. Aga nii paljud inimesed teevadki ju seda kogu aeg, et söövad ennast lihtsalt üle ja ongi, kui sa oled nagu suur toidusõber, siis sa leiad alati lahenduse, et ma olen nii tubli olnud ikka 2 päeva ja tegelikult ma ikka võiks võtta küll selle liitris jäätis. See ei tee midagi. See ei tee midagi. Aga teeb ikka küll, sest et kujutad sa ette seda liitrist jäätist, mis annab sulle kuskil 1200 kilokalorit, kui palju sa pead vaeva nägema, et seda maha treenida. Sest et ütleme, jõusaal on üks kehvemaid kaloripõletajaid tegelikult. Ma soovitan minna trepimasina peale ja vaadata seda displeid ja viibige seal siis see 2 tundi. Raiskus läheb jäätis isu ära, et selles suhtes Kuule, aga meil ongi suht hästi, et siin oleks teemasid veel. oleks, aga sellest võibki rääkima jääda. Ühesõnaga, meie oleme sitta söönud, teie sööte sitta nagu nii, kes ei söö, see valetab. Kes räägib, tal on kõik hästi, sa valetad. Või sa oled pilves kogu aeg või mis iganes. Me ei usu sind, fuck you. Nii. Ja ma arvan, et rääkisime päris hästi sel teemal, et häbi ei ole kuradi abi otsida.
halb on olla, häbi ei ole endaga tegeleda. Olete suured põkid, mida iganes tõstate siin oma, ma ei tea, autosid lükkate ümber, et aga kui vaimselt ikkagi katki olete, see ei paku naudingut, kui iga õhtu halb on või mis iganes ei püsi siin prouadega koos või meestega või ju siis seal midagi viga on, endaga vaja tegeleda. Meie nagu sõnum olekski see, et kui ei suuda oma jõududega välja tulla, siis ikkagi tuleb on ju professionaali poole pöörduda ilmselt. Jah, ärge kartke arsti. Ärge hüppake kohe mingite ravimite peale ka, et katsuge kõigepealt ikka ise. Et jah, need ravimid on nii, et mingi aeg nad töötavad. Jah, ja siis võib ikkagi tagasi kukkuda sinna. Jah, ärge kartke olla nii-öelda siis õrnad, ehk siis see nagu meestele öeldud, et võid olla küll suur jurakas, aga me kõik oleme inimesed ja meil tegelikult on ju kõigil omad mõtted, tunded, et ärge, te ei pea neid varjama, selles suhtes, et näidake neid ja kui inimene tunnebki, et see kontekst, mis sa välja tood endast ei lähe selle pildiga kokku, et siis ongi tegelikult hetk, kus sa peaksidki mõne kas siis targema sõbraga rääkima, kes sind maha ei tee. Ja või siis minemagi otse ja võtma, ma ei tea, kliinikuga ühendust ja ütlema, et näed, sooviks aega saada, et tulla juttu rääkima. Jah, ja noh, et sõbrad, kes nagu maha teevad või nii-öelda, ütleme nii, et siis peaks oma nii-öelda päris elu sõbralisti nagu võib-olla üle vaatama. Ja, see on kasulik. Kui teile südames miski meeldib, olgu see siis treeni tegemine, maalimine, ma ei tea, ütle midagi head. Mingi hea hobi. No mida ongi, vaadatakse, ütleme... valust pede oled ikka. No jõusaal. jah, et mis iganes vaata, et kui teile see asi meeldib ja te saate pere poolt ja näiteks sõprade või noh, ma ei tea, kelle iganes poolt, elukaaslase poolt puid alla kogu aeg. Kas te siis olete nagu õigetest inimestest nagu ümbritsetud? Et see on üks tugev mõttekoht, mis tekitab seda depressiooni. Üks depressiooni põhiasi ongi ju see, et sa üritad nagu kõigile meeldida. Ja point ongi selles, et noh, kas need inimesed ikka on õiged, kellele sa üritad meeldida? Et kas ei peaks hoopis üritama endale meeldida? Et see võiks jääda noorusesse, kus sa üritad endale leida sõprusringkonda, aga mingis vanuses saad aru, et pagan küll, et sa tegelikult, need on lihtsalt tuttavad. Ja las nad jäävad siis tere tuttavaks. Kõige esimene sõber ikkagi peaks olema ise endaga, sina ise on ju. Et ma ei tea, muidugi ma räägin sellest ja on päevi, kui ma ei ole enda sõber ja noh, nagu me siin juba pikk tee on räägitud, on ju, pikk jutt tähendab, on räägitud. Vahepeal oleme sõbrad, vahepeal ei ole ise endaga. Aga seda tulebki nagu, kui sa hakkad ennast nagu materdama ka, siis nagu mina soovitan nagu küsida ise enda käest, et aga, või selle kurja hääle käest, aga nagu miks ma olen jobu, miks ma olen kole, miks ma ei saa hakkama, miks? Jah, et küsige endalt just selle halva hääle käest, ärge küsige selle hea hääle käest, kes räägib, et mine hakka firmajuhiks, hakka treeneriks, hakka kuradi poliitikuks, raisk. Ära küsi selle hääle käest, et miks ma peaks või kuidagi või et küsi just selle halva hääle käest, et miks ma ei või olla olümpiavõitja või mingi tipp, mis iganes omal alal, kus ma tahan jõuda, et miks. Ja vaadake see halb hääl hakkab nagu seda võimu kaotama ilmselt. Ma arvan, et ma seletan nagu loogiliselt, et aga nii see ongi. Seda halba häält tulebki võtta nagu seda halba osa ise endast, millega tuleb nagu vahepeal maha istuda ja rääkida, et miks sa nii arvad minust ja ilmselt see halb hääl võib-olla hakkab seda võimu kaotama kohati. Täiesti, täielikult, et jah, et lõpetuseks ütleks ka mina, et ära ole enda vastu kuri, õpi ennast austama, küsima enda käest, mida sina tahad, andma endale kõige paremat, ehk siis vahepeal ole egoistlik ja pane ise ennast esimeseks, sest et kui sina ise oled tugev, siis see tähendab seda, et sa oled ka teiste jaoks
olemas, et kõigepealt endast alusta ja siis, kui sa oled piisavalt tugev, saad seda ka laiali anda. Ehk siis nii teen ka mina isiklikult, et nüüdsest peale, kus ma olen endaga rohkem parem sõber, mitte küll täielikult, siis ma nüüd üritangi anda võimalikult palju teistele endast aga samal ajal ise ka terveks jääda. Ehk siis siin on kõik kinni. Kuule, aga siit võimegi otsad kokku tõmmata, et see oligi põhimõtteliselt nagu kokkuvõtte asjast, on ju. Ma ütlesin ära, mis sa arvad, sa, mis sina arvad. Siin me veel ei istu siin, tead, viimast korda siin maha, on ju. Ja me järgmiseks teemaks mõtleme, me ei jõua kindlasti iga võib-olla nädalaselt neid videosid teha ja kõik, et kui meil jääb vahepeal mingi kuu aega isegi vahet, ärge siis mõelge, et Rauno ja Ivo siin läksid kaklema mingi naiste pärast või midagi, eks meil ole ka oma elu, on ju, mul on pere, sul on omad tegemised, kõik mitu tööd ja et me siin ju tegelikult oma rahade ja kõigega planeerime neid kokkusaamisi ja kõike, see on ka paras logistika, on ju, et kuna mina saan, kuna sina saad, et alati võite pakkuda teemasid meile, kriitikat pakkuda meile alati, et pange puid alla, kui tahate ja selles suhtes, et nii ongi, lõpetame siit hetkel ära, tuleme veel tagasi, kui keegi tahab mingit teemat nagu meie arvamust kuulda, meie kogemusi, küsige siis. Jah, alati, see ei pea olema alati fitness teemal, et just nimelt nagu see depressioongi oli, see küll oli seotud selle fitnessi asjaga meie puhul jah. Jah, meie puhul, aga nii palju muid asju maailmas, millest rääkida ja mis inimestel huvi pakub, et mina olen avatud kõigele. Jah, nii, aga ongi meie poolt kõik, olge tugevad, armastage ennast ja nii ongi, meie lõpetame siit. Jah.